Nagu ta on, Simo? Hästi? Vorm on okei. Okei. Võtsin veel pool kilo alla. Võtsid pool kilo alla või? Väga hea, siis oled veel kuivam. Olen. Harjutasin poseerimist. Said paremaks? Sain paremaks. Super. Läks näole, kuidas läheb. Laksud hakkavad käima. Loodame, vaatame, mis saab. Ei, no tegelikult on põnev, äge. Taigule näeme, tšau. Nii, regamine tehtud Pärnu kontserdimajas ja kõik on paigas, lähme praegu grimmima Krissuga nüüd, kell on 11 kohe saamas ja muud polegi, et hommikul oli madal kaal oli 89,6 ja siis praegu kaalumisel oli 91,5 ehk siis jõin korralikult vette, tegin päris korraliku hommikusöögi ka, kuna järgmise toidukorraga on pikem vahe, et siis teadlikult siin rohkem, et tühjaks ennast niisama lava taga ei ole mõtet nagu ja selle pika päevaga pole võtta lasta, sest alles mingi 6 lähme lavale ja ma teen 2 toidukorda enne lavale minekut, ehk oli ka hommikusöök, nüüd lähme grimmima saame midagi ei söö, siis kuivamised asjad, et suht kaua läheb aega, et alles mingi 2-3 tuleb teine toidukord, et sellepärast oli ka päris suur hommikusöök ja siis tuleb siuke korralik lõuna ja siis lähme juba võistluspaika ja ongi kogu muusika, aga vaatame edasi. Nii, värvitud. Kell on 14.37, värv on peal. Jõudsime praegu koju tagasi. Käisin kaalu peale ka ära, ehk siis hommikul ma olin 89,6. Siis ma sõin circa üle 1500 kilokalori hommikusöögi ja vett jõin ka sinna kõvasti juurde, ehk siis kaalumisel ma olin 91,5 ehk 2 kilo kõrgemal. Ja nüüd praegu vahepeal käisin vetsus, vahepeal mingi 5 tundi möödas, 3-4 tundi pigem vist. Jah, 3-4 tundi on möödas ja siis praegu kaalu peale läksin ja ma tegelikult autos mootasin Krissu oli meigis veel, mis tal läks kauem ja mul oli ilge nälg tuli peale ja vahepeal käisin vetsus ka. Ja siis mul oli praegu 90,6 oli kaal ja ma olen juba söönud, ma sõin veel paki kanafile ja sinki veel seal autos ja siis sõin siukse suure pehmiku ära, mis ma tean, mul seedib hästi. Ja siis sõin ühe pakki šokolaadiküpsiseid ära. Ehk siis panin selle laksa kaalu peale ja siis peale seda kaalu 90,6. Ehk siis praegu, mis mul on viimaste päevadega toimunud, ongi hullu maja. Et muidu mul defitsiidi kaloraaž on mingi 2800 midagi siukest olnud. Isegi eelmine nädal oli 2600. Ma tõmbasin eelmine nädal ennast Tartuks nagu jõhkralt auku ära defitsiidi mõttes ja treeningu mõttes ka alataastunud, mis jõudsin välja. Selle nädala alguses sain aru, et ma olen nagu jumala augus omadega, et asi läheb suht lihasmassi kallale juba. Ja siis ma hakkasin teisipäevast rohkem sööma. Teisipäeval siin 3500 kilokalorit. Kolmapäeval 3900, neljapäeval 3800, iga päev kaal langes. Ja siis ongi enam-vähem seal 89 mingi 3 peal, mis on nagu ideaalne nagu ja ulme lihtsalt, kuidas nagu söök on läbi liikunud jõhkralt praegu. Et praegu ongi siuke nagu faas, kus kohas ma nagu tõenäoliselt nagu superkompetitsiooni mingis mõttes lähen, lihtsalt tulen sellest taastumisaugust välja ja praegu mu keha imab kõike see energiat sisse ja tegelikult ma loodan, et see avaldub nagu peegelpildis ka. Ja siis samamoodi praegu, et muutun jõhkralt näljaseks mingi aja jooksul ja siis samamoodi nagu julgelt annan toitu peale. Ja samamoodi eelmised 2 võistlust pigem isegi rohkem nagu siuksed süsivesiku laadimist teinud, aga ma ütlen ausalt, päris sitt on olla vahepeal, kui ma seda riisi või kaera või mingeid asju nagu seal suuremas koguses laen. Et praegu ma täitsa julgelt olen isegi söönud magusat ja asju, et saada neid kaloreid sisse, sellepärast et mul praegu liiguvad reaalselt need kalorid väga kiiresti läbi. Ma tõmban tühjaks ära ja nälg on väga suur nii edasi, et mul ei ole mõtet siin lõpus nagu ennast mingi näljasena tühjana lavale minna. Eriti kuna mul enam 2 toidukorda ongi, et hommikusöök oli tuleb lõuna, hommikusöök oli 1500 ja ma söön praegu nüüd, ma arvan, et vähemalt 1500 söön ära. Siis nüüd 4 tundi veel seedib ka, mingit bloati, midagi kõhus, mingit seedelundkonnas, mingit suurt, mingit asja mul ei ole, kõik liigub ilusti läbi. Ja siuke enam-vähem, mida ma söön. Söön tõenäoliselt paki banaani kohupiima pannkooke. Siis on mul siin mandli, mis siin on? Mandlivõid, vastu valgust. Jamano. Mandlivõid
ehk siis rasva julgelt, ei karda, sest niikuinii süsivesikute segamini, kui ma puhast süsivesikut sööma hakkan, see liigub nii kiiresti läbi ja ausalt öeldes see veresuhkur kõigutab ka niimoodi, et mul on ausalt öeldes nagu halb olla reaalselt. Et mul on palju parem olla, kui ma söön midagi, mis on rasvaga segamini. Ja siis galetti peale, riisigalettide peale siis panen seda mandlivõid, siis panen mett sinna peale, siis lõikan banaaniviilud peale, hammustan ampsu ja siis hammustan tumeda šokolaadi kõrvale. See, mis mulle nagu meeldib. Ja see maitseb lihtsalt mulle lõppkokkuvõttes selle eesmärk puhtalt on kalorid lihtsalt saada. Et see kuidagi ei mõjuta minu seda kehakompositsiooni negatiivselt, kui ma mingid siukseid asju söön. Aga see on hästi individuaalne ja spetsiifiline, et sul peab ka olema nagu reaalne nagu siuke energia ressurssi vajav süsteem keha puhul siis, et sa saaks niimoodi nagu süüa, et kui sul on nagu vähe madalam päevane energiakulu, et siis hakata siin nagu niimoodi laadima või sööma nagu niimoodi, et väga ei ole mõtet, aga selle toiduga ma nagu tunnen hästi, et see võistluseelne nagu söömine ja laadimine, see ongi hästi nagu individuaalne ja inimene peab ise tundma, mis talle sobib ja millega ennast hästi tunneb ja mis, kuidas see visuaalne pilt asjadega muutub ja see sõltub eksperimenteerida, proovida, et siin ei ole mingid ühtemoodi asjade tegemisi ja palju siukest igasugust esoteerikat on ka seal sees, et mis iganes, et kui sul piimatoodetega ja mingite magustajatega ja nii edasi, et kas need muudavad välimust ja mitte ja ühesõnaga. See on see, mis ma praegu teen ja mis mul hästi toimub ja see on täiesti individuaalne ja keegi teine ei pea seda kuidagi nagu järgi tegema. Ja siis Krissu samamoodi ja sööme, selles mõttes kõik maitseb hästi, nii et selles mõttes on hea. Ja siis sööme, manšime veits ja siis puhkame natukene ja lähme Pärnu kontserdimaja tagasi, lähme lava taha, hakkame vaikselt ootama, vaatame, millal meie kategooriaga tuleme ja siis hakkame vaikselt pumpama, siis paneme natukene õli peale ja siis lähme peale ja teeme asja ära ja ongi kõik. Et siin täpselt ongi mingi 4 tundi lavane aega, et see jälle see suurem toidukord liigub nagu selle ajaga jõuab ilusti nagu läbi liikuda ja ongi nagu mõnus viimane võistlus ja vaatame, mis see pilt seal laval tuleb, et hommikuse vormi järgi ütleks, et pigem peaks hea tulema. Aga vaatame. Nii, pikutan, söök on sees. Grimmist rääkides veel, siis Grimm on praegu peal, aga Grimmiga on see nagu nõme asi, et mul on siis nagu kerge allergiline reaktsioon selle Grimmile. Ja kord, kui see mul peal on, siis hakkab mul jõhkralt sügelema ja praegu ka siis põhimõtteliselt nagu lihtsalt ootan, et aeg edasi läheks ja nahk nagu räigelt sügeleb. Ja kui võistlus nagu läbi on, siis järgmiste päevade jooksul põhimõtteliselt öösel on uni häiritud, sest see Grimm tuleb nagu aega mööda maha, mul on siin nagu mitmed päevad pesemist, järjest koorimist ja nii edasi, et see kogu aeg, ta vaikselt kogu aeg naha, ta imendab naha sisse ja siis vaikselt aja jooksul kogu aeg nahast nagu koorub see välja. Ja siis mul individuaalselt lihtsalt on reaktsioon selle vastu, et mul reaalselt hakkab nahk sügelema sellega. Ja siis ma tean juba, et järgmised paar päeva tuleb mul nagu korralik intensiivne sügamine jälle samamoodi nagu eelmine nädal oli, et see ei olnud üldse nagu fun, aga lihtsalt midagi pole teha, et nagu on vaja ennast nagu siukseks pronksiseks värvida, et siis adekvaatselt sportlaste vahel ei oleks nagu ebavõrdsus selles osas, et keegi on väga tume ja mõni on hele ja siis tumedam näeb valguse all nagu detail toob paremini välja, näeb parem välja. Sellepärast kõik sportlased peavadki ennast selle pruuni nagu pronksmöögaga kokku tegema, et enam-vähem oleks võrdne nahatoon ja et valgus kui selline peegelduks siis naha pealt nagu suhteliselt sarnaselt siis kohtunike silma, et nad saaksid nagu idee poolest võimalikult nagu objektiivselt seda hinnata, et see nahavärv ise ei oleks nii suur nagu faktor inimeste võrdlemisel, ehk siis see on vajalik asi. Et selles mõttes mul lihtsalt ei ole vedanud, paljudel ei ole mingit reaktsiooni, et mul nagu on ja see sügenemine on lihtsalt siuke kaasprodukt, aga mis sa teed? Showtime! Nii oleme siin lava taga, jõhker melu käib, Andri on siin lehvitab, siin on veel sportlased erinevaid ja meil on siin üks sportlane veel, kes on üks Eesti kõige kuulsamaid tegelikult, kulturismi legend praeguseks. Ta on hästi lühikese ajaga tõusnud Eesti kulturismi fitnessi taevasse, konkureerib sisuliselt juba Ott Kiivika mainega Eesti rahva silmis. Ta nimi on Ats Loot. Tere Ats! Ma ei ole kaamerates ainult olema. Sa ei ole varem vist kunagi olnud kaameras? Ma ei tea, see on telefon või? See on telefon, nii et sa ei pea kartma. Sa oled telefonis varem olnud. Teeme nii. Aga räägi siis, et sul on vahepeal lihas kasvama hakanud, ma kuulsin. Jaa, näete, siin on punn ka.
see oli siis see oli Bisvin. enantaat või või mis, jah. Sa läksid süsivesik 600. Sa läksid kangema süsivesiku peale siis? Ma kuulsin. Ma olen ausalt ütlema, inimesed usuvad seda pärast. Neil on kulturistid, milline kulturist naturaal on? Pole ühtegi. See kindlasti ei ole. Aga Ats, hoiame tähelepanu sinu peal. Nii. Millal sa... Teeme seal nalja ära. Tee nalja. Kuldviljakus küsimus, veri 4000 palun. Ja vastus on, mis on lopsakas? Keegi saab keegi saab aru sellest. Kas sa tahad lahti selle rääkida? Ei. Okei, vahet ei ole. Kuule, aga super, et millal siis uuesti sa lavale lähed ja millal sa tunned, et sa oled valmis selleks väljakutseks ja millal sa tunned, et sa oled nii palju lihast juurde võtnud, et on... Aga kui sa küsid niimoodi, kuna ma tunnen, et lihast on piisavalt juurde võetud, siis mitte kunagi. Aga arvatavasti kas aasta või 1,5. Kas samal ajal järgmine aasta või 1,5 aastat kevadel. No mõistlik. Ehk siis 2021 või 2022 kevad? Ei, 2021 sügis või 2022 kevad. Õige. Dieedi aju vaata, see süsivesi 600 ei tohi. 600. Aga no super, siis inimesed saavad oodata, et sa niikuinii tõenäoliselt kajastad ka seda ju. No enamasti tahetakse et stringid jalga paned, et siis peab näitama. Tõenäoliselt sa tahad ise ka seda algama ausalt kajastada. Kui sa stringid jalga paned. Aga ma pean enne kaalust alla võtma, nad on nii väiksed, nad ei jalga. Ei no siit pole palju võtta enam selles mõttes, siin on nagu päris hea ju. Peaaegu sama, põhimõtteliselt, tal on ainult krimm. Põhimõtteliselt, ma on mingi ja valgus oli paar protsenti olen kuivemsust. Ja mul on süsivesikud ja... Saaks isegi võinud paar kilo alla võtta ja tulla ka tegelikult. Ja ma juba võtsin alla. Keskendume sinule. Jaa, okei. Sinu intervju. Okei. Peab nüüd ausalt tänu. 107. Kristiin Helen Veri. Treener Siiberi. Ja kõigepealt võistleja number 112, Siim Veri. Kohe tööle, Daniel